Aitäh kõigile, kes te kohale tulite. Osad on veel seal saiakeste juures, et siis palun ka siia tulla ruumi. Meil on väga hea meel, et teid on nii palju. Siia registreerus lausa 40 või 70 huvilist, nii et tundub, et see teema läheb inimestele korda. Ja loodame, et siis tänase ürituse lõpuks saate ka küsimustele vastuseid, et kas linnas kasvatatud toit on ohutu. Ja väga tore, et meile tuli ka tervitussõnu jagama meie abilinnapea Kristjan Järvel. Jaa, tervitus. Ma mõtlesin, et parafraseeriks Ando Runnelit, et kuigi parkettide peal on juba õpitud kõndima, siis mullast peame ikkagi lugu. Ja ma usun, et praegusel ajal eriti, kus ma ütleks, et selline hobiaiandus on tegemas tagasitulekut. Et kui mõtlesin, isiklik lugu on ju, et kus minu vanaemadel ikkagi hoidised ja kõik oma aiasaadused tuli ikkagi ära teha. Et siis nagu põlvkond läks vahelt kuidagi kaduma. Ma loodan, et ma ei solva kedagi, kui ma ütlen seda välja, kuidagi siuke tunnetus vähemalt oli. Et siis nüüd on selline tunnetus, et see tulevad nooremate põlvkondadega tagasi. Ja mis see sõnum meil on? Ma loodan, et ma ei rikku seda uudisväärtust ära, aga meil ikka väga hästi. Meil mullaga on väga hästi ja see on rõõm, et see ise kasvatatud toit, kuigi ma saan aru, et ääremärkused tuleb ikkagi ära pesta pärast. Et on täisväärtuslik ja ma usun, et see ei ole mitte vähetähtis osa ka maailmas, kus kriisivalmidusest räägitakse söögi peale ja aianduse ette. Igatahes ma väga tänan meie teadurid, et on sellise uhke asja teinud ja et kõik professionaalsed ja hobiagronoomid saavad täna veelgi targemaks. Aitäh! Aitäh heade sõnade eest, Kristjan! Ja enne seda, kui ma lasen Piretil rääkida tegelikult kõige, siis sellist, miks te siia kohale tulite, et anda temale sõna, aga ma korraks räägiks ka linnaaianduse valdkonnast üldiselt ka, et ja miks me üldse selle uuringu tegelikult tegime. Katsun teha hästi kiiresti. Pärast seda siis räägib Piret. Et siis kõik küsimused ja arutelu tuleks siis pärast Pireti ettekannet, et sealt saate vastused, et minu käest või vastuseid uuringu kohta ei saa. Ja pärast seda kuni kella 8 saame siin rahulikult arutelu jätkata ja omavahel võrgustuda. Ja linnaaiandus on selles mõttes tõesti väga-väga oluline valdkond, mis linlastele pakub tohutult palju hüvesid nii kogukonda tugevdamise eesmärgil, ka seda, et ta parandab meie tervist ja elukeskkonda ja loomulikult ka toidujulgeolek, sest et tõesti see ei ole enam elementaarne, et lastel ja ka täiskasvanutel on üldse teadmised toidu kasvatamisest. Väga paljud õpetajad ja lasteaednikud on mulle öelnud, et tead Jaanika, et meil on ikka päris palju lapsi, kes ei tea, milline näeb välja kartulitaim. Ja nüüd nad siis said teada, kui nad õppeajas toimetasid. Et see ei ole enam nii elementaarne, et kõigil on vanaemad, kelle juures saab kartulit võtta, kelle juures saab hoidiseid teha, nagu Kristjan on väga õnnelik lapsepõlv tõesti, aga õnneks Tallinna linn ka ikkagi panustab sellesse, et ka inimestel oleks võimalus sellega tegeleda. Ja seda saab neid söögi- ja tarbetaimi saab kasvatada linnakeskkonnas väga edukalt, seda nii kogukonnaaias, õppeaias, aiamaade aladel, ka toidusaludes ja viljapoedudes. Kui keegi ei tea veel, mis on toidusalud, see on võib-olla uus mõiste. See on selline istutusala, kus on tihedalt istutatud nii viljapuud, marjapuused, kui seal on näiteks üüritaimed, võib olla köögivilju.
nii et ja ka Tallinnas on selliseid alasid juba 10 tükki. Siis meil on katuseaedasid, maitsepereenreid, ka korteriühistuaiad. Et neid võimalusi on palju, ka seene kasvatamine linnas on vaikselt hakanud hoogu koguma, ka pisiraha kasvatamine nii tubades või merekonteinerites. Ja linna poolt meil on siis 3 põhilist suunda kogukonnaaiad, kus siis kohalikud elanikud haaravad initsiatiivi ja linn siis toetab nende tegevust. Õppeaiad on siis harjutuslikud linnaaiad asutuste hoovides ja 3. valdkond, mida me vaatame, on ka söödav maastik, on siis meil toidusalud linnas. Linnakorilas on siis looduslikult kasvavad taimed siis linnas ja söödavate viljadega istutusalad ka linnas. Et me ise propageerime väga, et kui juba midagi istutada linna, siis see olgu parem söödav. Nii et ja Tallinna linnaaiandus on hästi kiiresti arenenud. Väga-väga suur huvi on selle vastu olnud ja praeguseks on meil ligi 50 kogukonnaaeda, neid on kõik üle linna. Kui te tahate teada, kus need aiad paiknevad, siis meil on kodulehel olemas kontaktid, nende aedade asukohad ja tallinn.ee/ linnaaiandus on kõik ülevaade olemas. Õppeaedased on meil ligi 200. Neid on ka üle kogu linna ja kõige rohkem on neid muidugi lasteaedades ja sõimedes. Ka koolides on väga palju, noortekeskustes, huvikoolides, hoolekandeasutustes, kultuuriasutustes. Ja selles mõttes on tõesti linn liikunud õiges suunas, et aina rohkem tuleb ka teaduslikke andmeid, et eriti just laste tervise jaoks, et luua see baas tervisele on mulla ja taimedega kokkupuude lihtsalt eluliselt väga oluline, et siis see treenib nende immuunsüsteemi, allergiaid on vähem ja nii et selles mõttes Tallinn on hea linn, kus oma lapsi ka kasvatada. Ja huvi ja teadlikkus elanike seas on väga suur. Meil endalegi rõõmsaks teadmiseks tuli see, et 2/3 Tallinna elanikest on kuulnud kogukonnaaedadest ja 1/3 on kuulnud õppeaedadest. Teadlikkus on päris suur. 27% inimestest sooviks osaleda kogukonnaaedades, 30% õppeaedades ja 1% kummaski juba osaleb. Ehk siis tegelikult huvi ja nõudlust on rohkem kui pakkumist, tundub nii. Ja loomulikult uuringus ka küsiti, et miks siis inimesed, kui neil on huvi, miks nad ei tegele linnaaiandusega. Ja põhiline, mis välja toodi, oli siis 47% inimestest lausa ütles, et selleks pole sobivat kohta. Aga sellega ka õnneks linna poolt juba tegelevad. Maria Tõrlis koos linnaosadega kaardistab siis neid asukohti potentsiaalselt, kus võiks linnaaiandusega tegeleda. Loomulikult on, eks meil kõigil on ajapuudus ja seda tõid ka linlased välja. Ja hea meel on tõdeda ja tegelikult ka Kristjan Järven ütles, et see tunnetus, et tõesti see hakkab populaarsust koguma rohkem, on täitsa tõsi, et 48% leibkondadest tegelikult mingil määral juba tegeleb toidu kasvatamisega, nii et tõesti võib öelda, et Tallinn on linnaaednike selline linn, väga aktiivselt inimesed tegelevad sellega. Aga loomulikult linnana me peame ka vastutustundlikult sellesse valdkonda suhtuma ja ka uuringuid tegema, et näidata, kas see on ohutu, kas see mulla ja taimede kvaliteet on selline, et see on tervisele tervislik. Sest tõesti ka inimesed muretsevad selle küsimuse pärast, et 14% inimestest ikkagi tõi põhilise põhjusena välja, et nad ei kasvata toidutaimi Tallinnas, sest nad arvavad, et linnas kasvatatud taimed on saastunud. Nii et igal juhul inimesed vajavad vastusi ja neid me ka neile anname. Ja tegelikult neid taimeproove ja mullaproove on ka varasemalt läbi viidud ja ma pikemalt sellele peatuks, sest Piret nagunii räägib sellest. Ja uuringutega saab tutvuda meie kodulehel tallinn.ee linnaaedade uuringud. Ja eelmisel aastal ilmus Söödav linn 2, kus on siis artiklid
mis puudutavad siis viimast 15 aastat Eesti linnaaianduse arengut ja ka seal oli tegelikult toiduohutuse artikkel. Osadel teil on need juba käes välja prinditud, kaasautor oli ka Piret seal. Ja see on ka tegelikult kogu see Söödav linn 2 on tasuta veebis kättesaadav. Linnalabor.ee /Söödav Tallinn 2, nii et julgelt lugege, väga huvitav lugemine on see. Ja tegelikult lõpetuseks tahaks rääkida sellest, kuidas linn üldse pakub toetust linnaaiandusega tegelemisel. Et linn annab inimestele maad, et nad saaks tasuta maad, et nad saaks linnaaiandusega tegeleda. Samuti me pakume juhendamist, nõustamist, üritusi, kogemusõpet, koolitusi ja ka pakume võrgustiku kohtumisi ja koordineerime seda kõike. Ja loomulikult ka rahaline toetus, et siis nii uute linnaaedade loomiseks kui ka arendamiseks ja ka linnaaianduse projektide elluviimiseks. Ja siis kasutangi võimalust ka välja reklaamida, et linnaaianduse taotlusvoorude tähtajad on ka peatselt tulemas, on 2. veebruaril linnaaianduse taotlusvoor MTÜ-dele ja ettevõtetele, õppeaedade taotlusvoorus linnaasutustele ja ka keskkonna taotlusvoor. Ja Tallinn.ee kodaatsused ja esmaspäeval on meil ka infotunni, et saame teid julgelt nõustada, teie küsimustele vastata. Aga meie tegemistel ka saab silma peal hoida, ikka teha reklaami, et Tallinn.ee linnaaiandus ja seal on üleval sündmused. Samuti oleme koondanud sinna igasugused abimaterjalid, et te saaksite julgelt kasutada neid, kui teil on soov linnaaiandusega tegeleda. Meil on ka sotsiaalmeediagrupid ja ka Instagram. Aga igal juhul aitäh kuulamast ja nüüd ma pühataks sisse Piret Vaht, Tallinna Ülikooli teadlane. Kuulsin juba enne ukse pealt, et osad sinu fännid tulid puhtalt sinu pärast ja juba sind kuulavad, sest et see, kuidas sa tegelikult mullast suudad nii huvitavalt rääkida, on imetlusväärne. Nii, siis pandi otsused hästi kõrged aina. Nii, tere. Et täna me siis lähmegi siit vaikselt edasi, et küll nendest aspektidest juba natukene ka räägiti, et ühest küljest see linnaaianduse mõte on ka see tervise mõte, et me võib-olla toituksime natukene tervislikumalt, kohalikumast toidust, et me ka natukene liigutaksime, see aiandusel on selline hea omadus, et ta pakuks sellist mõnusat füüsilist koormust, täpselt parasjagu, mitte liiga palju, kes on korralikku kaevamist teinud teavad. Keskkonnaharidusest ka juba natukene räägiti, aga ei maksa ära unustada tegelikult ka seda, et see linnaaed on tükike linna roheala. Et ka see pakub meil erinevaid hüvesid, näiteks jahutab meie ümbritsevat keskkonda, pakub mitte ainult meile süüa, vaid ka linnas elavatele liikidele süüa ja näiteks tolmeldamiskeskkonda. Ja muidugi ka see kogukondlikkus on hästi tähtis, et tegelikult võimalus midagi koos teha ka siis, kui sa võib-olla oled üksik inimene ja leida endale see meeldiv keskkond. Juba mainiti ka kerksuse aspekti, sedasama, et meil on vaja kriisiolukorras ka osata ja olla valmis võib-olla toidu kasvatamiseks mingil määral. Ja siis tulebki see toiduohutuse küsimus. Et ühest küljest palju küsimusi tekib inimestel alati sellega, skeptilist vaadet, aga samal ajal võiks ju tõstatada küsimus, et kui ohutu on siis see toit, mis meil poes on. Ega nüüd selle kohta meil ka palju paremaid andmeid tegelikult ei ole. Nii et minu selline väide on siis see, et linnatoit on vähemalt sama turvaline nagu see tavaline toit, mida me sööme. Ja mis need ohud siis linnas on? Et hiljuti siin ilmus meil seda tore tööstusalade kaart, geoportaali. See võiks ju kohe tekitada mitmeid mõtteid, et okei, need on sellised eriti kahtlased alad, et mingit tööstustegevust on seal tehtud. Kas siis ikka on kõige parem koht, kus hakata aiandusega tegelema?
sõltub kas mullal või kastis, eks ju. Üks selline saaste liikumise viis on kindlasti ka läbi vee, mida me siin oleme natukene ka arvanud, et üks allikas võivad olla ka katused, näiteks vanemad katused, metallist katused, kus siis vesi võib voolata alla. Ja kindlasti on meil erinevaid selliseid tühermaid, mida aastaid on kasutatud lihtsalt jäätmete ladestamiseks, ebaseaduslikuks ladestamiseks muidugi. Ja ei saa üle ega ümber sellest, et meie liiklus on üks suur probleemkoht. Et üks on see üldine õhusaaste, mida me vaatame autol tagant midagi tossab, et siis see on see õhusaaste. Aga tegelikult kaasneb veel väga palju teistsugust õhusaastet sellega. Et küll on eriti siin talvel see naastrehvide teema, et teekatet kulutatakse, rehvid kuluvad, pidurid kuluvad ja võib-olla isegi sellest tegelikult tuleb meile siia linnaaedadesse veel isegi rohkem saastet. Nii et jah, raskmetallidest rääkides, mida me siin peamiselt siis oleme seiranud, kindlasti tuleb ära mainida, et raskmetallid on ka looduslikult mullas olemas. Ka inimese veres, mingis koguses on kõik hästi, lihtsalt peab vaatama, et see kogus ei läheks liialt suureks. Jah, liiklus on üks allikas, sealt ta võib siis paiskuda kas õhku või liikuda koos veega ja õhu kaudu liikumisel meile iseenesest ju meeldib see, et meie puud selle õhusaaste kinni püüavad, aga siis tuleb uus tuul ja ta võib selle kõik jälle laiali puhuda. Nii et selline, ta võib ka nagu uuesti õhusaastet meile heita. Ja siis on see ajalooline saaste, mis just tuleneb siis sellest, et mis sellel alal varem tehtud on. Ja siia alla ma loeks siis nii kõik sellised tööstusalad, pliibensiini kasutamine, eriti näiteks mingi bensiinijaama ümbrus võiks kahtlane koht olla näiteks, vanad värvid. Aga ajalooline saaste, mis võib üsna tänapäevane olla, on tegelikult see, mis teil seal kogukonna aias toimub. Ehk siis kas teil on oma kogukonna liikmetega kokkuleppel, et mida te seal aias tohite teha? Kas näiteks taimekaitsevahendi kasutamine on okei kogukonna aias või ei ole? Et kas need asjad on teil läbi räägitud? Ja siis muidugi on see küsimus sisendites, et mis me sinna ise oleme pannud. Ja me võime ju olla seda kõike teinud väga sellise hea kavatsusega. Olemegi toonud kuskilt mulda, aga tegelikult me ei pruugi sellest mulla päritolust palju teada. Kompostiga üldiselt on natuke parem, seal meil on juba mingisugused analüüsid ette tehtud. Väetistes võib üht-teist üleliigselt olla. Kui me seda õiges koguses üldiselt paneme, siis ei ole probleemi. Ja siis on see reovesete küsimus, eks ju. Et Tallinna Vesi meil pakub lahkesti reovesetet, kas ka enam, nüüd hakkasid biogaasi tegema. Aga põhimõtteliselt aeg-ajalt pakutakse ja pikalt oli siis soovitus, et mitte seda toidu kasvatamiseks kasutada. Põhiline küsimärk siin ongi siis see, et kuigi justkui kõik sellised põhianalüüsid on normis, siis tegelikult nendest ravimijääkidest ja ravimijääkide koosmõjudest ja sellistest asjadest me väga vähe teame. Lihtsalt ei ole võimalik ühest sellisest massist, eks ju, milleks on kompost, muld või sete, teha absoluutselt kõiki võimalikke analüüse. Kõiki erinevaid ravimeid, kõiki pestitsiide, see lihtsalt läheks meeletult kalliks ja lõpuks ilmselt me saaksime väga vähe tulemusi. Et lõpuks see üks õige leida üles. Nii et hästi palju sõltub ka sellest, mis me sinna kasti siis oleme pannud. Nii et kui mõelda, kuidas siis neid kõiki asju hästi minimaalseks tõmmata, ongi siis see, et me saame natuke teist kaugemal, eks ju, tegutseda sellises kohas, kus ajaloolist saastet ei ole, head kokkulepped kogukonnaga ja me oleme sisend üle kontrollinud. Siis oleks juba päris hästi. Ja miks me siis neid raskmetalle ikkagi seirame? Et teadupärast siis on mitmetel raskmetallidel päris tõsised toksilisuse mõjud. Et eriti lastel, näiteks plii on seotud erinevate selliste kesknärvisüsteemi probleemidega. Nikkel näiteks siis on selline allergilise toimega.
Ja on ka siis meil siin tsink ja vask, mis on ühest küljest küll väga vajalikud mikroelemendid, mõni võib-olla isegi võtab hommikul tabletikese, eks ju, et nahka toetada või midagi muud. Siis jällegi liiga palju head asja ei ole ka vaja. Nii et ka siin on oma toiduohutuse piirväärtused olemas. Nii et miks me just nendest raskmetallidest räägime, on ikkagi see, et linnakeskkonnas üldiselt need on need kõige dominantsemad, mis kõige enam võiksid olla probleemsed ja ka meie varasemad uuringud nagu toetavad seda. Ja mis me siis selle infoga nüüd peale hakkame? Teades siis, mis meie reaalne olukord on, me saame siis vaadata, mis see risk tegelikult on. Ehk siis kas meie kartused on päris või mitte. Me saame valida võib-olla paremaid kasvatamisvõtteid, hiljem räägime, mis need on, kohti, võib-olla olekski vaja aed ümber kolida, või siis teha mingisuguseid tõenduspõhiseid otsuseid. Näiteks, kas mõnel teel peaks olema vähem autoliiklust, võib-olla oleks mõttekas ka mõni peenart teest kaugemale viia, või siis läheb küsimus sinna tasemele, et mis liiki me kasvatama hakkame. Sest mitte kõik liigid ei akumuleeri siis endasse neid raskmetalli ühtemoodi. Et eriti siin linnakeskkond näiteks ei ole väga hea kapsaliste jaoks. Et on selline teada fakt. Ja sellel aastal siis tegelikult oli päris palju tegemist. Sellel joonisel on siis oranžid täpid ja punased täpid. Punased täpid on need, mida me sellel aastal oleme vaatanud. Ja siin üks uuring siis hõlmas väikeõisme aeda, lasteaed Sinilindu, Rõõmutarekest, Kadrioru kogukonna aeda, Laagna aeda ja Põhjala aeda. Ja lisaks oli veel siis Kopli 93 eraldiseisvalt. Ja tegelikult varasematel aastatel oleme siin täpitanud üksjagu veel. Et on meil siin praktiliselt kõikidest linnaosadest midagi. Võib küll öelda, et kus Nõmme on, eks ju. Nõmmel lihtsalt see saastetase ei ole konkureeriv sellega, mis meil siin kesklinnas toimub. Me kunagi oleme teinud analüüse Pääskülast, nii et mingid orientiirid meil on olemas, pole põhjust muretsemiseks. Ja mis siis veel? Et kindlasti, jah, üks täpik, ei olnud ka, täpik on olemas. Täpik on vale koha veel. Natuke vale koha veel, üks täpik. Pelguaia täpp on natuke vale koha veel. Nii, ja mida me siis see aasta vaatasime? Kindlasti mulla pH ja mulla orgaaniline aine. Seda siis sellepärast, et mis puudutab raskmetallide liikuvust mullas, siis hästi oluline on just see, et see pH oleks neutraalne või nõrgalt happeline, siis nad liiguvad vähem. Ja orgaaniline aine on ka selline hea asi, et ta on hästi suur pind. Ehk siis kõik see pind hakkab endaga saasteaineid siduma. Kasulik aineid ka, et ka. Aga mida rohkem seda on, seda paremini ta hoiab seda saastet ka endas kinni ja võib-olla ei lase kõigel kohe taimel liikuda. Ja siis me vaatasime neid raskmetalle ja lisaks siis sellele, mis mullas toimub, oli ju vaja vaadata ka, et kui suur hulk sellest saastest jõuab lõpuks taime. Ja kuna meil on ka see õhusaaste veel eraldi teema, siis on meil siis kujunenud välja see eksperiment, et tuleb ka need taimed pärast ära pesta. Ehk siis vähemalt see, mis taimedele nii-öelda pinnale uhjub, palju siis ühe sellise tavainimese juurviljapesu jooksul maha tuleb. Et kas palju sellest on abi, et ma lihtsalt seal kuskil natuke loputan 30 sekundit. No kindlasti on igal uuringul oma piirangud. Valim võiks alati ju suurem olla, aga miks me valisime just need aiad, on siis sellepärast, et me saaksime selle eelmise korraga neid võrrelda 2019. aasta tulemustega. Ja lisaks siis olid siin mõned sellised uued kohad ja piirkonnad, mida me nagu üldse ei ole seiranud, et oleks väga vaja seda infot. Ja oli ka selline väike murelaps Rõõmutareke, mis vähemalt eelmisel korral natukene selliseid küsimusi tekitas. Seekord siis nägime juba etteruttavalt või öelda, et asjad on paremaks läinud.
ja muidugi nende taimeproovide puhul oli meil väljakutse siis selles, et tegime seda septembris. Esiteks see, et suvel inimesed puhkavad, paberid ei liigu. Teiseks ka see, et lihtsalt ei taha inimestele tippaiandushooajal sinna kastidesse ronida. Et oleks natukene neile ka midagi hea jätta. Ja siis sügise poole saabki korjata neid taimeproove, mis seal veel alles on. Ja teine küsimus on see, et neid peab olema sellises koguses, et laborile see sobiks. Ehk siis ei hakka päris üksikut taime ka ära võtma, peab olema päris palju seda ühes aias. Nii et ja siis ma üritasin veel viisakas ka olla, et ei lopiks kõike ära ja nii edasi ja võtab ühest ja teisest ja natukene niimoodi viisakalt. Nii et see ka nagu natukene võib siin mingit variatsiooni anda, et võib-olla oleks saanud hoopis midagi teile huvivat pakuvat taime uurida muidu, aga septembris ei õnnestunud. Mullaproove kogusime siis erinevatest kastidest, need on sellised keskmistatud proovid. Ehk siis võib öelda, et suurtes piirides me saime nagu kogu aias sellise keskmise ülevaate, aga alati on võimalik, et mõni kastikene kuskilt nurgast ei võtmata, eks ju, nii et täiesti 100% ei saa kunagi midagi väita. Ja need tulemused, mis meil on, räägivad siis ainult nende raskmetallide kohta. Seekord me ei analüüsinud ei mikroobikooslusi ega midagi muud, ei pestitsiide, nii et seda tuleks ka meeles pidada. Ja muld on siis üks tore puhverdaja meil. Juba mainisin ka seda, et see neutraalne pH on väga hea asi. Õnneks linnas sellega enamasti on asjad väga hästi. Siin see õhusaaste justkui jälle aitab natukene, kui midagi kasulikku ka. et selles mõttes, et ta hoiab selle pH küllaltki sellise neutraalse lähedase. Aga orgaanilise aine sisaldus siis jällegi ja koos selle pH-ga aeglustavad raskmetallide liikuvust. Ja sellega on meil seisnud päris hästi. Enamikes kohtades me oleme siis leidnud päris optimaalseid tulemusi. Sellel aastal natukene üllatav oli, et väike õismaa aias oli natukene happeline teil see muld. Et ilmselt vajaks natukene aluselisema materjali juurde segamist. Nii, mis me veel teada saime? Positiivne on siis see, et raskmetallide puhul me valdavas osas nendest proovidest me saame öelda, et see seisund on hea. Mõned üksikud sellised imelikud liikumised olid, näiteks väike õismes üks proov 2 seguproovist oli natukene kõrgem kui heas seisus, ehk siis mitte veel reostunud, aga lihtsalt mitte hea. Aga see oli jällegi üks proov. Teine proov oli kõik korras. Nii et jällegi mingi juhuslikkus võib seal olla. Võib-olla sattus sinna ühte proovi sisse mingisugune jäätmetükike. Kunagi ei tea, eks ju. Ja mis me veel leidsime, et laagnes oli pisut ka vasesisaldust kõrgemat, aga jällegi ei mitte midagi kriitilist. Mõtlesin ka, et millest see tuleneda võiks, et siis võib-olla tõesti ka lähtekivimist, kuna see on seal natukene lähemal ja kuidagi tolmab rohkem, kui seal midagi tehakse sellega. Nii et üldiselt midagi sellist šokiuudist siit ei tule, kõik on ilus, üksikud kõikumised. Taimedega on täpselt nii, et ma julgeks öelda, et väike õisme, laagna ja kadriorg on need, kes on nagu väga-väga heas seisus. Nendel ei ole kohe mitte midagi seal, kõigega on kõik hästi. Põhjala puhul oli meil siis üks selline natukene kahtlane lehtpeediproov, kus oli pliisisaldus pisut kõrge. Jällegi üks üksik proov, teine proov nii hull ei olnud. Ehk siis ja jällegi hakata mõtlema, et kus see plii sinna saanud on, siis võibki olla seal mingisugused vanad saastunud alad tühermaal kuskil ja sealt nii-öelda õhku paisatud tolm õhusaaste läbi, mis võib siis sattuda taimede peale. Aga lehtpeet on ka selline taim, et ta on sellise krobelise lehega natukene, küllaltki hästi võtab selle õhusaaste kinni, mis on jällegi ühest küljest positiivne.
aga noh, mitte selle konkreetse näite puhul. Aga teiste asjadega on kõik kenasti korras ja üldiselt võikski sellise asja meelde jätta, et kui on leht köögivili, küllap ta siis need lehed ka saavad seda saastet, eks ju, kõige rohkem õhusaaste kaudu. Et siis see on nagu kõige see tundlikum selline taimegrupp. Lasteaedades tegelikult võiks nende kohta ka öelda, et asjad on väga hästi. Et lihtsalt, miks ma neid päris roheliseks ei teinud, et siis lihtsalt natukene olid vask ja sink kõrgemad kui võib-olla mujal. Aga need on ka sellised lasteaiad, mis tegelikult on suure liikluse läheduses. Aga sellest hoolimata ikkagi kõik on heas seisus. Nii et kehtibki siis põhimõte, et kui kahtled vähegi, siis pese oma toitu. See ei tähenda, et sa ei või peenra pealt ühte maasikat napsata ja kohe suhu panna, sest et see küsimus on koguses. Aga mis ma siit joonistelt veel teile välja toon, võib-olla enne see, et siis pestult on kuskil see vahe 20%. Et mitte väga palju, aga ikkagi märkimisväärselt. Ja siin seda tulemust võis mõjutada ka ilm. Et kui näiteks oli mitu päeva enne proovide kogumist vihma sadanud, siis see muidugi võis seda juba maha sealt eelnevalt pesta. Aga küll on siis mõned sellised nii-öelda probleemtaimed, millega tasub natukene ettevaatlikum olla. Ja seekord jäi meil ette siis piparment. Ja piparmendi peale, kui mõtlete, siis tal on selline hästi krobeline leht ja tal on karvad, eks ju. Need karvad on hirmus head õhusaaste sidujad. Nii et eriti piparmendi puhul on see pesemine tegelikult väga-väga tähtis. Et isegi siin plii puhul, et see päris korralik ports saastet võrreldes teiste asjadega. Aga siis tulebki nüüd edasi mõelda, et palju me siis reaalselt seda piparminti sööme. Esimene küsimus on siis see, et kui palju ja kuidas see saaste sinna piparmintini jõuab. Näiteks tsink võiks sinna sattuda just liikluskoormusest. Siis me peame enda käest küsima, et palju me seda tegelikult tarbime. Mitu grammi te tarbite piparminti päevas. Mis ühe tee sisse läheb, 10 grammi või midagi sellist, eks ju. Et selleks, et reaalselt sellised need numbrid kuidagi ohtlikuks muutuks, me peaksime sööma iga päev 300 grammi piparminti. See ei ole reaalne. Et selleks peab väga piparmindi lepperinne olema. Ja kui sageli tarbitakse, et kas me teeme seda iga päev või meil on üks kord kuus isu endale, ma ei tea, mohitot valmistada, eks ju. Nii et see täpselt sõltubki sellest, et kui sageli, mis koguses sisse saastab. Nii et eriti lasteaedade puhul see kindlasti on oluline ja peaks teid hästi maha rahustama, et mis seal mitte midagi ei juhtu, kui see laps selle maasika sealt peedra pealt suhu pistab otse, kuigi pesemine on alati soovituslik. Ja mis meil siis siin aja jooksul veel muutunud on? Üldiselt sarnased mustrid. Et on mõned piirkonnad, kus need saastetasemed on pisut kõrgemad, näiteks see sama Põhjala. On ka siis selliseid piirkondi, kus ehituse või teetolmu küsimused on aktuaalsemad. Aga iseenesest ju tore, et rõõmutoreks ja Põhjalas mõned näitajad olid paremaks läinud. Mingid üksikuid erandeid võib alati ette tulla. Asi võib olla üksikus proovis, lihtsalt. Ja mis võib-olla veel nendest teistest uuringutest ka välja noppida, mis viimasel ajal siis tehtud on, et Kopli 93 on selles mõttes hea näide, kus me kunagi ammu testisime ka maapinnal mulda. Ja siis oli päris hirmsaid tulemusi. Nii et ongi teaduspõhine otsus tehtud, et seal oleks mõistlik tegutseda peamiselt kastides. Ja kui maapinnal tegutseda, siis lihtsalt kasutada palju komposti ja olla sellest hästi teadlik. Nii et seal on väga hästi näha, et tegelikult selline teadlik tegutsemine on viinud väga kenade tulemusteni. Ja Vormsi 5, Vormsi roheala, seal on siis midagi sellist toidusalu sarnast. Seal me testisime ka puuvilju.
ja kui sarnaselt piparmündile, millel on selline pikk kasvuaeg, eks ju, siis ka puuviljad ripuvad seal puu otsas päris tükk aega ja jõuavad õhusaastet päris korralikult koguda. Et siin üleval on just see pliisisalduse näide, et siin väga selgelt on, eks ju, pesemata puuviljad saastunumad. Nii et siin tekiks kohe selline mõte, et võiks seal üks kraan olla kõrval kohe, mis ühe õun enne ära loputada. Nii et just kui saastunud isegi olid siin üle piirväärtuse. Mis me järeldada võime? Et siis esiteks, kui aiandusega linnas tegelema hakata, tulebki siis otsustada, et kas me tegeleme seal maapinnal, mis on omamoodi ka hea, sest siis me ei pea kuskilt mulda transportima ja see kohalik muld tegelikult võib olla väga viljakas. Aga sageli jah, turvalisem, kindlam variant võib olla selle peenrakasti teed minna, aga miks mitte asju kombineerida ja kui kahtled, võib ju tegelikult alati mõne analüüsi tellida. Teiseks tuleks siis ise natukene selle orgaanilise aine sisalduse eest hoolt kanda. See tähendab seda, et selline elementaarne väetamine kompostiga, sõnnikuga võiks ikkagi iga-aastane tegevus olla. Et mulda peab nii-öelda toitaineid juurde tagasi andma. Need eelmised toitained viisime taimedega minema enda kõhtu, nüüd on vaja midagi tagasi anda. Ja teine asi on siis see pH. Hiljem ma võin teile näidata ka, et kuidas siis see kõige lihtsam pH mõõtmine käib. Nii et hoida see võimalikult selline neutraalne või nõrgalt happeline. Ja siis me saame väga palju ära mõjutada läbi selle, et mis taimi me seal kasvatama hakkame. Ongi suure tee ääres, spinaat ja kapsas võib ei ole kõige parem mõte. Muul juhul jah, pigem siis, kui meil on mullasaastega tegemist, siis midagi sellist kiirema kasvulisemat lehtköögivilja. Kui meil on õhusaastega tegemist, siis on jällegi väga hea mõte sinna juurika juurde minna, et nendele sinna õhusaaste mitte kuidagi ei jõua. Ja kindlasti siis ka liigispetsiifiline, ehk siis kui mõni liik on hüperakumulaator, selline pikk keeruline sõna, aga lööte Google'isse sisse, saate kohe palju vastuseid ja vihjeid. Ja paratamatult linna eri osades on olukord erinev, alati võiks teha rohkem neid analüüse, aga jah, nendel, kellel siin oli mõni üksik proov natuke kahtlane, et see ei tähenda, et terve aed oleks kahtlane. Et see võib olla üsna juhuslik, midagi on sinna proovi sattunud, aga siis ei tasugi käed rüppes istuma jääda ja tulebki kohe esimese hooga vaadata üle orgaanilise aine sisaldus seal peenrakastis, vaadata, kas pH on korras ja kui need optimaalseks reguleerida, siis isegi kui seal mingisugune väike nihe on, siis need saate läbi selle nende liikumist palju vähendada. Nii et üldpilt on hea, riskid on lokaalsed ja juhitavad, ma vähemalt tahaksin uskuda. Ja linnaaiandus on Tallinnas igati põhjendatud ja soovitatav praktika, et nende tohutult paljude positiivsete põhjuste tõttu, mida on siin kõik ette loetletud. Nii et ma soovin teile uut aiandusvuohe algust, siin varsti juba hakkavad näpud sügelema. Aitäh!